Aitäh, auväärt esimees, auväärt minister. Mina kui eruohvitser, olin väga ebameeldivalt üllatunud, kui NATO kindral ütles, et Baltimaade hõivamiseks läheks 4 päeva ja meie auväärt president Ilves ütles, et Eesti hõivamiseks läheks aega 4 tundi. Minu kunagised oletused ja hirmu unenäod said nagu kinnitust väga aktsepteeritud kohtades. Ma tahaksin küsida, mis võimekusest ja mis asjast te räägite, kui teil ei ole laiapõhjalist kaitseliitu, kui teil ei ole sissisõda, kui teil on olemas 4 soomusautot, 1 tank ja 1 hävituslennuk, kelle vastu te sõdite? Aitäh! Aitäh! Esiteks, auväärt Riigikogu liige, ma arvan, et selline teie-meie lahendus või liigendus on siin täiesti ebakohane, et ma loodan, et me oleme mis tahes Eestit puudutavas konfliktis ühel poolel, ma väga loodan seda. Aga teie käsutuses olev ülevaade ka sellest, mis on Eesti Kaitseväe käsutuses olev relvastus ja varustus, on pisut ebatäpne loetud relvasüsteemide puhul. Tõsisemaks minnes, loomulikult sellistes hinnangutes, mida te ajakirjandusest loete, olgu siis NATO sõjalise komitee uue esimehe või ka Eesti Vabariigi presidendi puhul, on teatud hulk sellist ajakirjanduslikku, ma ütleks, metafoori. Et kindlasti ei ole ei Eesti, ja ma olen täiesti kindel ka meie lõunanaabrid, hõivatavad või vallutatavad loetud päevade või loetud tundidega. Et kaitse planeerimise puhul on väga mitmeid erinevaid parameetreid, mida tuleb arvesse võtta, kindlasti eelhoiatusaeg, situatsiooniteadlikkus, mis võimaldab seda eelhoiatusaega pikendada, kindlasti meie oma rahvuslik esmasreageerimise, esmase kaitsevõime, kindlasti ka see, milline on meie valmidus kaitsta Eestit koos liitlastega, see tähendab meie vastuvõtva riigi toetuse võime, ka see, millised on meie liitlaste või ütleme NATO kui kollektiivkaitseorganisatsiooni kaitseplaanid, kuidas need plaanid on tagatud konkreetsete üksustega, konkreetsete sõjaliste võimetega. Et on selge, et kõik kaitseplaanid lähtuvad ohuhinnangutest. Ohuhinnanguid koostades loomulikult tuleb arvesse võtta nii siis potentsiaalse vastase poliitilist tahet meid sõjaliselt ohustada, kui ka tema käsutuses olevaid reaalseid võimeid, sealhulgas nende siirmise kiirust. Eesti on lähtunud omaenda kaitset planeerides reaalsetest ohustsenaariumidest ja pärast Venemaa Ukraina vastast agressiooni pisut enam kui aasta tagasi on ka meie liitlased saanud palju teadlikumaks sellest, kellega meil on tegu idanaabri puhul ja mida tuleb teha selleks, et olla paremini valmis mis tahes provokatiivseid või agressiivseid samme ennetama ja tõrjuma, et oluline osa sellest on liitlaste alalisel kohalolekul Eesti pinnal, millel on tugev heidutav funktsioon, aga mis kindlasti võimaldab ka reaalse ohustsenaariumi realiseerudes asuda palju kiiremini Eestit ühiselt kaitsma. Et juba mainitud kaitseplaanid, samuti ühisõppused, mis lähtuvad reaalsetest kollektiivkaitselistest stsenaariumidest ja mida te olete, ma usun ka, kui te olete piisavalt tähelepanelikult jälginud, võinud viimase aasta jooksul näha tunduvalt regulaarsemalt suuremas mahus kui pika aja jooksul varem.